Minu lemmikud on need pärlkanad, mul on nüüd viimane alles jäänud, see on natuke lombakas ja ma ei saa neid mitte kuskilt juurde. Selles mõttes ma täiskasvanud kana ei taha, ma tahan nagu tibusid või haudemune. Aga neid ei saa. Need on viljastamata munad, mida nad müüvad. Naabrinaine ostis 10 muna, ühtegi tibu ei tulnud. Mina ostsin 10 muna, sain 2 tibu ja 2 euri on muna. Mul lihtsalt rahas ka ju. Aga täiskasvanuna ma ei saa võtta, sest nemad on nagu metslinnud, nad lendavad ja ta lendab mul lihtsalt minema. Aga kui ta on nagu lapsena võetud, siis ta nagu teab, et siin saab süüa ja niimoodi. Praegu on üks alles jäänud jah, koer sai eelmise ära. Meil on siuke tore koer. Ta lasen kanad lahti kõigepealt. Osad on laudas, siis nad hakkavad karjuma meeletult. Siin on... Nii. Kui nad ära jooksevad, siis ma kohe panen süüa neile. Siin on suuri ja väikseid ja igasuguseid. 3 tibud on nüüd. Laudas on üks kana, kellel on 3 pisikest tibu. Ja siis seal puuris on üks kana 7 tibuga ja 5 tibu on juba suuremad. Neid enam kana ei valva. Ja, ma panen nüüd natuke teri neile. Ma lasen selle tibu muti siit lahti, see on hästi kuri mutt. Ei tule kallale, See kaitseb nii tugevalt, et ma olen sellega täitsa võidelnud. Mulle pähe lõi nokaga ja nagu hullult kuri. Mul on praegu üks tuttav toob mulle toitlustuskohas süüa. Täna hommikul ta just oli mulle kotid maha pannud, ma panin kanadele valmis. No mina ei tea, minu arust on nagu rõve, kui toitu visatakse prügikästina. See ei ole nagu okei. Vanasti sõid kõik nad niimoodi ja kõik elasid. Siis ma korjan pardimunad laudast kokku. Need on põrandal laiali. Nad ei tee pesasse. Täna mulle korvikese. 2 parti hauduvad nüüd teineteise võidu ja siis need 4 munevad siin. Suurus on, need on jooksupardid, need on munapardid ja nende munad ei ole väga suured. Aga pardimuna vaata selline libe, kui sa katsud. Tal on nagu siuke rasvakiht peal. See on praegu soe kanamuna, sellest ei saa aru, aga muidu kanamuna on kare katsudes. Soojast ei saa vist hästi aru. Siis mul on vaja panna süüa näljarottidele. Oih, nad olid talvel toas, aga nüüd ma tõin nad õues, nii siin on neil parem olla. No, näljarotud. Kõik söövad ära, mis pannakse, ma ei tea. Muidugi neil on see, et nad tassivad siia pessaga. Nad toas olid hästi tigedad. Nagu ainult kaklisid omavahel, üldse ei saanud nagu seda rahu. Ma ei mäleta, mis selle nimi oli, aga too hele oli Elmo. Rotu. Hammustavad ikka, nad hammustavad nii, et veri on väljas. Aga siin väljas on nad sõbralikumad, et see Elmo on sõbralikum. Seda ma ikka olen sülle võtnud. Prokorto, võto. Kus sa minna tahad? Sööma või? Nad poevad igal pool, mulle ei meeldi, kui ta riide sisse poeb. Ma võtan kohe kaasa, ma viin kaladele ka süüa. Meil on seal meeletul hulgal kalu. Mul ongi siin nüüd need 2 pärlkana tibu, kelle ma siis kalli raha eest sain. Ja üks on valge, mul ei ole valget kunagi olnud. Aga need on kuidagi hästi närvilised linnud. Nagu valvamise jaoks, nad on kogu aeg nagu hästi valvel ja siis kui midagi on, mingi vares lendab üles, nad karjuvad, siis teised kanad kohe põgenevad ära ja nad on nagu valvekoera eest. Ma ei tea üldse, kas see on emane või isane. Mulle tundub, et ta vist on emane. Nendel ei tee eriti vahet. Hääle järgi teeb vahet, aga ma ei ole väga kuulanud. No mulle tuuakse siia seda sepikut ka siis. Saab ilusti kaladele ja partidele visata ja vähemalt ei visata prügikasti. Aga jääb kaladele ka. Siin on juba igasuguseid
isegi haugi on sees ja need söövad väiksemaid ja ahvenat on ja siis on, ma ei teagi, mis siin on täpselt. Linaskit oli siin vahepeal ja, aga no nad on nii põhjas, et me väga ei näe, niimoodi tulevad sööma. Mingid karpkala lasime ükskord, aga too ei jäänud ellu, too suli vee peale, kui ära suri. Eks need elavad, kellele see keskkond meeldib, kaladel peab ka mingid omad taimed olema ja niimoodi. Nad ka päris igas veekogus ei ole. Aga haued on siin nüüd kindlasti, sest et üle-eelmine aasta pardid haudusid ja ma ei võtnud tibusid ära. Ja see pardi ema tuli kohe, nii kui tibud välja koorusid, kohe tuli tiigi peale. Ja õhtuks ei olnud ühtegi tibu 7 järgi jäänud. Ise istusime seal otsas, vaatasime, kuidas väiksed tibud kõik ujuvad järsku. Tibu läinud, haug võttis jalast kinni ja tõmbas vee alla ja sõi ära. Siis käivad need hallhaigur käib, see sööb kalu. Siis käivad saarmad, söövad kalu. Saarmatest jäävad siuksed poolikud kalad, kalapead ja kalasabad ei söö, nad on kõik kalda peal. Nad käivad jah, siin all on kohe see kraav, see voolab Emajõkke. Ja siis nad käivad seal, otsivad kõik, neil on oma rada, nad täpselt hommikul tulevad tiigi peale, siis käivadki selle kraavi ääre läbi, siis lähevad sinnapoole kraavi, kõik kohad on neil mingi oma see. Siis lõunaks tulevad hoovi peale jälle vaatavad, mis siin süüa on. Õnneks on nad kogu aeg tagasi ka tulnud. Ma hommikul pesin porgandid ära juba. Noh, neid ei pea muidu pesema, aga kuna nad on eelmise aasta omad, siis ma näen, milline mädane, sellepärast pesen. Loomale ikka paha ei anna. Märjaks ka natuke. Eelmise korra asi. Miks see tibu seal on? Oh, see on parditibu. Appi, parditibud on väljas. See on nii põnev. Aga ma pean selle kinni püüdma või ema juurde tagasi ajama. Vot sellised huvitavad hommikud mulle meeldivad. Part on kuri kindlasti. Mine tagasi ema juurde, ära tule välja. Kujutad, et see on kanatibu. Kana on käinud see munel. Ma pean selle kinni saama, nii et part mulle kallal ei tule. Sest part haudub ju kauem aega, vaata. Part haudub 28 päeva, kanal on 21. See on kanatibu, jaa. Mõtle, kui vahva üllatus. Ma pean minema selle tuppa. Ma annan talle sinu kätte nii kaua, kui ma toitu teen. Lapsena ma vihkasin seda tööd, sest meid panti kogu aeg seda tegema. Ja ma kogu aeg korrutasin seda vanaemale, et ma ei pea õppima maatööd, sest ma lähen linna elama. Siis vanaema ütles mulle, et söögi tegemist peab ikka õppima. Mina ütlesin, et ei, ma käin restoranis söömas. Ja nüüd ma põhimõtteliselt töötan kokana, kui mul võimalust on. Ma olen ise endale mõelnud, et mulle ei meeldi mitte ükski asi, mida mind sunnitakse tegema. Ma pean kõik asjad nagu ise endale tahtma. Siis ma teen seda nagu jumala hea meelega. Ja lapsena ju sunniti neid loomi toitma. Aga nüüd, kui ma siia elama tulin, ja siis tundus, et siin on nagu nii palju maad ümber ringi, et nagu, ma ei tea, siin oli nii hea, vaikne, rahulik, siis ma mõtlesin, et siin võiks ju vabalt mõni loom olla. Ma alustasin ühe kanaga. Siis panin talle hauduva kana sain. Panin talle tibud alla ja siis tulid esimesed tibud. See oli nagu ülimalt põnev. Ja siis ma järgmiseks võtsin küülikud. Neid küülikuid oli mul vahepeal mingi 40 tükki. Aga need mulle ei meeldinud eriti. Ja siis ma vahetasin või mingi pool tuttav inimene küsis minu käest, et küülikud küsis. Ja siis ta küsiski, et mis see maksab. Ma ütlesin, et mulle ei maksa küülik midagi, et äkki sul on vastu anda midagi. Mina ise mõtlesin, et ta annab mulle vastu kana. Aga tegelikult tema pakkus vastu kitse. Ma ei olnud mitte kunagi mõelnud, et mul võiks kits olla. Ja mu mehele nagu hakkas see hullult meeldima. Jaa, me võtame selle kitse. Jaa, me anname kõik küülikud ära, võtame kitse. Ja siis ta tõigi meile 3 kitse. Ja vastu andsime, ma ei mäleta, 7 küülikut äkki või? Nii hakkas mu kitse. Ja siis ta tõid hoovi peale, neil olid sarved, neil oli see habe. Ma mõtlesin, et issand jumal, need on kõik isased, et mis ma nendega teen. Ma ei teadnud kitsest mitte midagi, ma polnud elu sees lüpsnud. Ma polnud isegi lehma lüpsnud, kuigi meil olid maal lehmad. Ja siis ma YouTube'ist õppisin, kuidas lüpstakse kitse. Nüüd tule sööma.
heinaga paneme. Aga praegu mul ükski piima ei anna, aga muidu ikkagi nad on piima pärast. Et nad ongi sellised, nad ei ole tõugitsed, nad on sellised krantsid. Ja siis neil ongi umbes mingi liiter, 1,5 olen saanud piima ja see on meie jaoks täiesti piisav. Vahepeal oligi mul 4 kitselüpsis ja siis oli juba piima natuke liiga palju, siis ma proovisin siin igast juuste värki teha ja väike tipukene. Ära jookse ära. Nad ei ole nagu süleloomad, mul mees ütleb selle kohta, et toiduga mängite. Nagu väiksed tallekesed tulevad, neid ikka nunnutad niimoodi ja võtad sülle. Aga noh, seda suurt ei. Silitad vahepeal, kui tuleb enda juurde, aga mis sa muuta kõike teed. Nagu raskem päev on või niimoodi. Siis tuled, teed selle loomaringi ära, siis ta tuleb sinu juurde, nühib vastu sind, siis on nagu kuidagi jumalast hea. Või siis näiteks sellised üllatused nagu täna hommikul, see on nii vahva üllatus. Eks ta jah, paar nädalat elab nüüd siin puuris ära meil. No mul on endal see aasta plaan need parditibud ka pardiema käest ära võtta. Et siis nad jäävad mul alles. Sest mul siin paar aastat on need pardid haudunud ja noh, tibud lihtsalt kaovad ära. Et ma ei lase tal vist ema mängida, nii kuri olen seekord. Kui ta on täna munast välja tulnud, siis esimesel päeval nad ei söö ega ei joo üldse. Nad ainult soojenevad ema all. No lehma ma ei saa võtta, sest lehma ma kardan. Nagu selles mõttes, et me lapsena, noh, mul oligi ema, vanaema, isa, kõik töötasid karjalaudas. Ja me elasimegi seal karjalaudas. Mängisime lehmade vahel, siis ma ei kartnud midagi. Ja siis, noh, isa oli karjak ja tegi karjaaeda. Ja ükskord sündis karjaaias lehmal vasikas. Ja see oli nii arvas väikene, et ma läksin nagu kohe seda vasikat nagu silitama. Ja see lehm tuli mulle nagu täiega kallale. Ja siis, kui isa oli kaugemal, isa ei näinud, aga see teine karjak nagu märkas. Kui toi oleks vahele tulnud, see lehm oleks mind vist täiega katki teinud. Ta nagu lihtsalt peksis mind sarvedega niimoodi. Ma olin vastu maad niimoodi pikali, väike laps. Ja praegu ka kananagi hulgumast räägin, see oli nagu nii hirmus kogemus. Ja peale selle ma enam ei käinud karjalaudas ega mitte midagi. Ja ma nagu täiega, kui ma lehma või hobuse lõhna nagu tunnen, siis mul samamoodi tuleb kananahkihule. See on nagu niisugune traumeeriv kogemus minu jaoks. Kui mul oleks keegi öelnud, et ei tohi minna ja nüüd ma saan mõistusega sellest ju vaata aru, aga lapsena, laps ei saa sellest vaata aru. Ja siga ei tohi võtta. Ja lambad mul olid kunagi. Ma võtsin luti lambaid karjalaudas, nagu kui ema jätab lamba maha, siis nendes suurtes lautades nagu nad lihtsalt praagivad nad välja, viskavad lauda taha. Mina tassisin siis koju, mul ühel tuttaval oli siin. Meil oli äkki 6 lammast või? Lutitasin neid iga 3 tunni tagant öösel ka oli äratas kell ja muudkui siis nad olid mul toad seal, ma panin neile, siis mul oli laps väikene, siis ma paningi lapse mähkmed alla kõikidele saba lõiksin välja, siis nad ei kakanud põrandale, siis nad kõndisid koos lapsega seal toas ringi kõik. Kõigil oli juba see teada, et siia võib tuua loomi, mida enam ei taha endale. Siis mulle on siia kanu toodud ja kukkesid toodud ja kitsesid on toodud ja meil oli isegi poni hobune. Aga varesele, tegelikult jah, see ei ole varese toit, aga ta näppab ka vahepeal sealt tiigist ühe saia. Ja siis ta läheb seda mingi porilombi juurde sööma ja paneb porilombi ja siis niimoodi roputab seal sees, nii naljaks saab vaadata ja siis jälle, kui on pehmem, siis võtab tüki. Jah, sokk on selle suurte sarvedega. Väiksemate sarvedega on emane. Mina alguses arvasin jah, et isasel on sarved, emasel ei ole, aga tegelikult on tõu järgi, et on sarvedega tõug ja ilma sarvedeta tõug. Ja kui on jooksuaeg, siis see sokk haiseb nagu nii jubedalt, et täitsa okse läheb. Märja koeralõhn on hirmus, mis mulle ei meeldi, aga nagu see jooksuaja sokulõhn on nagu kordades jubedam. Mulle meeldivad igasugused, kanad mulle nagu meeldisidki täiega alguses, kui ma sain. Ja siis, kui see kana need tibud välja audus, see oli nagu nii põnev, siis ma isegi siin laenutasin inkubaatorit ja ostsin erinevaid tõumune ja siis mul pidi olema, et tutiga kana ja karvaste jalgadega kana ja mida kõike pildi pealt nägin, kõike ma tahtsin endale. Ja praegu on ju see, nad postiga saadavad neid mune ju üle Eesti, isegi väljamaalt tellitakse. Ja siis ma haudusin neid igasuguseid välja siin ja siis terve hoov oli ilusaid kanu täis, aga siis oli see teema, et mune ei olnud. Need ilukannad eriti mune, üle 2 päeva 1 muna või nii. Ja siis ma kuidagi loobusin sellest, et
ise pidin poest muna ostma ja hoov oli munetäis, see tundus ka kuidagi imelik. Ei, praegu ma ka ikka vahepeal näen jälle mõnda sellist ilusamat, et siis tahaks nagu, aga noh, kui lihtsalt kätte saan, siis võtan, aga kui on väga keeruline saada, siis ma enam ei viitsi. Siis kui mina siia elama tulin, siis ei olnud siin linde ega loomi, sest ämm enam ei tahtnud neid. No vanasti olid siin lehmad ja pullid ja kõik olid olemas. Aga kui mina siia tulin, siis ei olnud ja siis siin oli niimoodi, et kui vihma sadas ja astusid, siis kõik see maa oli neid tigusid täis, niimoodi krõmpsus jala all. Ja need pardid on kõik ära söönud. Mitte ühtegi tigu, noh, nad käivadki seal kraavi ääres, et seal veel on mõned üksikud teod, aga meil ei ole lillelehed olid kõik tigudel ära söödud, nüüd ei ole mitte ühtegi tigu. Nad on ikka täitsa puhta töö teinud. Ja neid ei peagi palju olema, mul on praegu 7 ja sellest täiesti piisab. Meil on siin praegu neid kukkesid rohkem, siis on igal kukel on oma kanad. See kukk on nüüd 2 kana omanik. Aga ülehomme tulebki üks, võtab mul 5 kukk ära. Siis jääb mulle 2. Noh, ta võtab farmist kanad, aga vaata, kui on niisugune kodukukk, siis see kodukukk nagu teoreetiliselt peaks nagu neid kanu õpetama või nii. Et need puurikanad ei oska algul midagi teha, nad ei ole ju vihmaussi näinud ega midagi. Kuigi kui siin jah, vahepeal läheb päris tüliks, üks päev mul oli üks kukk jumala verise harjaga. Sai teiste käest peksa. Seda kukke ma tahan vist endal alles, et mulle meeldib see värvi pärast. Nad teevad, no juba need väiksed, ka nad teevad tegelikult päris palju pahandust, aga no mis sa ikka nende peale karjud. Seepärast mul ongi need kaiked igale poole pantud, et siis hoiaks neid veits eemal. Nad tahavad ju pesta ennast liiva sees, siis kaevavad hästi sügava augu. Noh, kui on kuiv liiv. Siis sukelduvad sinna. Ma just täna hommikul panin herne hirmutise ülesse. Eelmine aasta mees tegi, eelmine aasta saites, aga mul ei olnud talle kostüümi veel selga panna, ma pean mingi kleidi ostma talle. Seda söödapeeti on pannud, kartul on meil nagu selle mõttega, kartulit on kõige lihtsam kasvatada, seda peab rohima, noh mees nagu harib traktoriga läbi. Ja siis söödapeet säilib ka keldris päris hästi, et kanadele ja kitsedele ja siis on mul kõrvitsapõld. See aasta sai vist 56 taime või? Kartul jah on, ma ei tea muidugi, kuidas see aasta, et meil olid vahed kõik vett täis ju. Mees kaevaski kraavi, et vesi sealt ära voolaks, aga no väga ei voolanud. See on nagu täiesti, noh see aeg, kui mina olen siin elanud, pole kunagi sellist ette olnud. Et ma ei tea, täiesti uskumatu. Meil on tavaliselt see, et kui me kevadel taimed maha paneme, siis ma lihtsalt iga päev kastekannudega muidu käin ja kastan ja see aasta oli nagu kogu aeg sadas vihma. On stressis, kui istutad, vaata, ma hoidsin neid kasvuhoones ja siis tõin välja. Aga ei, nad lähevad ilusti edasi, nad on suht siuksed lollikindlad taimed, iga aasta on läinud. 8 erinevat sorti. Aga noh, muidugi mina ei olnud jälle nii tark, aga ma lõpuks sain teada, et nad risttolmlevad põllu peal. Et see sort ei ole nii puhas pärast. Noh, loomad söövad jumala edukalt seda. Ja mul ongi see aasta oli ju, või noh, eelmine sügis oli ju hea, talve ei tulnud, mul olid nad kasvuhoones, mingi paar tekki oli peal, jumala hea oli kogu loomadele võtta, veebruaris vist võtsin viimase. Ja neil on oma rada, mida nad käivad. See siukse täpilise kaelaga nisanevad see must. Seal esimene must. No tollel on saba peal selline konks, emasel pardil ei ole ja siis noh, tal on see kael on ka siuke sinakas, et musta värvi kui on, aga noh, võib teist värvi sellel lihtsalt konksu järgi saba peale tuleb siuke lokk. Minul praegu on lihtsam, sest nad käivad ise, söövad, mida tahavad. Ja üldjuhul on nad rebasest peitu ka saanud ja nad munevad nagu paremini, nad alustavadki kevadel munemist ja neil on iga hommik muna. Nii kaua, kui nad siis ära lõpetavad siin mingi september-oktoober. Aga kanal ei ole iga päev muna. No kevadel on kõige raskem, siis kui need esimesed mingid rohelised, need tulevad siis kõik tulpide lehed pealt lähevad ja siis pärast on tulbid siukest näritud lehtedega. Nad võtavad ikka kõik rohelisele. Mul olidki vahepeal koos nagu siis need pekingipardid ka, need on nagu need lihapardid, need hästi paksud sellised, siis need panid jooksuga ees, nad ei jõudnud järgigi. Nendel oli ring peale tehtud, siis nad jõudsid selle koha peale, kus nad olid nagu, noh, nad on aeglased, nad ei jookse, aga need jooksevad. Ja sellest on nagu ka hea, et ma üldse ei näe, kuhu nad kakavad nagu, sest nad kogu aeg jooksevad igal pool ringi, aga kui need pekingipardid olid, siis oli terve hoov oli pardisitta täis. No nad jooksu pealt vahepeal kevadel alguses, kui nad veel aru ei saa, et neil muna tuleb, siis on tiigiäär mune ka täis. Nad kaotavad jooksu pealt muna ka ära.
ei no mina ka lapsena jah unistasin sellest linnaelust ja kõigest ja siis olen proovinud igasugustes, no mitte igasugustes, Tartus olen elanud, siis olen Võnnus elanud, siis olen Turu linnas elanud ja ma ei tea, ma ei tundnud ennast üldse hästi seal noh, või selles mõttes ma ei osanud seal mitte midagi teha, ütleme nii, et telekat ma ei ole kunagi vaatanud. Noh, pigem ma olen mingid käsitööd nokitsenud, aga kui ma nüüd järgi mõtlen, siis linnas oli nagu kuidagi nii närviline see elu ja siis vaata, sul ei ole nagu mingit, ma ei tea, käsitöö jaoks peab mingi tuhin peale tulema või niisugune nagu inspiratsioon kuskilt, noh. Aga seal närvilises keskkonnas ma ei teinud käsitööd ka mitte midagi, ma ei teinud. Noh, need pingid on mehe tehtud. Siin on ju mingid, see oli äkki mingi niidumasina ratas, siis on see riisureha ratas, siis on seal üks voodi ots. Ja siis sai sellist pink. No mul oli vaja, meil oli siin üks siuke suur lehtla kunagi, aga see oli ära mädanenud puidust. Ja siis ma ütlesin mehele, et noh, et pane mulle 2 tokki püsti, et see viinamari on ka nagu ämma ajast siin. Mina teda lõigata ei oska, aga ta kannab kogu aeg. Ja mul on lihtsalt, et viinamari püsti oleks, aga tema ei ole selline, kes lihtsalt 2 tokki paneb. Ta alati peab mingi asja tegema. Ja siis ta tegi siukse toolina. No enamus asju on muidugi teistele tehtud, vaata. Ega kes ikka endale koju teeb. Ta käest ja vahepeal keegi küsib mingit, ma ei tea, mingid, tee mingi lahe asi kingituseks, siis ta siin. No viimati ta tegi ühest see balloon, millega õhupalle pumpi. Ma ei tea, mis talle nimi on. Tollest siis ta tegi nagu vihmaveerennile nagu otsa siukse, no too jäi kehaks. Siis ta pani mingi väikse asja peaks ja niimoodi, et vesi läks sealt läbi, alt tuli välja, ta tegi siukse värvist talle roheliseks, nagu mingi UFO mehikene oli, et käis vihmaveerenni otsa, et siis nagu pissis niimoodi. Tomateid ikka. Nuksele. Ma koti omaga proovisin ka, aga nüüd ma sain ämbreid Maximast ja siis need visati minema ja siis ma küsisin endale ja siis panin sinna. Meil ongi siin pärast, noh, ma koristan selle ära, siis ma säilitangi siin kõrvitsaid ja siis meil on aprillis on tütre sünnipäev, siis on siin meil sünnipäevapidu, kasvuhoonepidu iga aasta. Et siis saab seda millegiks muuks otstarbeks ka kasutada kui ainult tomatite jaoks. Jah, siin need on see Mehhikoga kurk. Aga minule see kurk nagu absoluutselt ei meeldinud. See nagu ei ole üldse okei maitsega. Laps sülitas ta üldse suust välja. Ja ma kujutan ette, et teda mingiks nagu kas siis hapendada või marineerida või aga niimoodi küll süüa minu arust ei ole nagu okei asi. Selle nimi peaks olema, see oli mingi melon, maavits melon äkki. Ma naabrinaise, kes sain, tal eelmine aasta kasvas ja siis tulid siuksed, noh, mingi rusika suurused, siuksed kollased viljad olid küljes. Meenutus nagu tomatit, aga samas ta ei olnud tomat. Et ma proovin, mis sest tuleb. Need jäid mul üle ja siis nad on eelmine aasta, mul olid küsin väljas, jumala hästi kandsid ja neid ma ei ole üldse niimoodi nagu vaat ära nagu võtnud neid kasvusid. Et nad on suht metsikult kasvanud. Eelmine aasta ka ma jätsin niimoodi. Ja nii palju tuli tomateid külge. No muidugi paljud ei läinud punaseks, sest ta on nagu hästi tihe. Need roosid on siin kõik ämmal kunagi istutatud, talle väga-väga roosid meeldivad. Minule väga roosid ei meeldi. Ja siis selles mõttes, et noh, minule meeldivad taimed, mis ise kasvavad. Aga roosidega siin neid peab talvel katma ja selleks peab mingi kuuseoksi lõikama ja ma ei tea mida ja minu arust see ei ole nagu okei, et sa pead lõhkuma kuuske selleks, et katta ühte roosi. Aga mina neid talveks ei kata, sest ma ei näe vajadust kuusepuud lõhkuda, aga nad ikka natuke õitsevad. Siin on üks tume roosa ja siis see peaks selle roosa olema. Siis mul tulevad siit otsast veel need maapirnid ülesse. Need mulle endale meeldivad. Nii süüa, õisi olen ka kuivatanud, teed teinud. Aga need kasvavad hästi kõrgeks, vaata. Ja siis siin on metsikud. See ei ole metsik, see on päris viinamari, aga mina jälle ei hoolda seda ja lõigatama teda ka ei oska. Ja kõik, mis külge tuleb, kõik tuleb, saame meie ja saavad linnud. See on üks tumesinine viinamari. Aga see ei ole tegelikult nagu, noh, ta ei ole magus. Aga noh, tegelikult peaksid mingid kõik ära lõikama, ma ei tea, mingi 3. jätma ja ma ükskord lugesin, aga mina ei tea, las kasvavad. Ja me oleme siit iga aasta nagu saanud ikka mitmeid kobaraid. Ma noh, ka nagu, noh, mulle meeldivad need erinevad taimed, aga mul just ongi see, et see taim peaks nagu ise kasvama. Selle taime ma sain ühe tädi käest. Ja see, ma ei mäleta, kas see oli mingi 3 jalg või mis ta nimi oli. See on kevadel vara on põõsas ilma lehtedeta ja siis tulevad hästi hele roosad õied, siis kui teised asjad veel üldse ei õitse. Ja vaata, nüüd tuleb talle selline mari külge. Keegi on söönud seda.
see on Himaalaja kolmjalg. no vot, ja see sobib süüa pärast ju, kui ta punaseks läheb. Seemneid ei sobi, aga see kest sobib. Ja see mulle täiega meeldib. Et siin on veel loomi, meie toaloomad. Neid ei saa partidel anda. Partid söövad ära. Nad sööks ära küll, jah? Ma arvan küll, jah. Aga ma ei tea, miks nad magavad praegu. Nad elavad 2 aastat umbes. Too kõige vanem on meil juba kahjuks ära surnud. Need on nüüd tema järglased. Ja nad on nagu mõlema soolised niimoodi, et ta lihtsalt muneb munad ja nendest munadest võivad lapsed tulla. Minu arust oli ta Ameerika hiitigu. No neid on 2 tükki, ma olen internetist lugenud. Üks on Aafrika, üks on Ameerika. Lihtsalt oli värvi vahe, üks oli tume, teine oli hele. Näe, nüüd hakkab tulema. Sarvaid juba tulema. Nad on aeglased. Ja siis ma lugesin nende kohta, et nad on kõhtjalgsed. See tähendab seda, et terve tema see alusosa on kõht või jalg nagu. Kui tal on nagu meeldiv pinnas selline libe nagu see kast näiteks, siis ta nagu terve sellega on vastu seda. Aga kui tal on ebameeldiv pinnas, siis ta on ainult nende äärtega ja siis see ülemine osa on nagu õhus niimoodi. Siis ta liigub hästi aeglaselt, aga kui tal on see libe pinnas, siis ta läheb hästi kiiresti edasi, et nad tegelikult on päris kiired. Neid on päris lahe jälgida, et muidu sa ju ei võta niimoodi põllu pealt tigu ja ei vaata teda. Lapsena sa ei vaadatud, aga praegu neid on päris lahe jälgida. Aga mis nad söövad? Saladit? Kõike rohelist sükest. No ja siis peab ostma nagu seda, see mingi luukivi või mis oli, mis nende koda tugevamaks teeb, see mingi papagoide toit. Ja siis mingeid ussikesi ka siuksi, mis nendele lindudelegi pannakse. Lihalist ka tahavad vahepeal, nad söövad põhimõtteliselt kõike. Aga neil on nagu, tal käib nagu see, vaata, kui sa nagu suudad teda niimoodi lähedalt vaadata, siis tal käivad siuksed veelained üle keha. Minu arust on see eriti põnev, kuidas ta suudab nagu ise ennast niimoodi niisutada. Kui sa hästi näed, nüüd on märg ja siis nüüd tõmbab kuivaks. Näed. Nüüd on märg, nüüd tõmbab kuivaks. Ma ei tea, kas sa näed. No ma olen igasuguseid asju teinud. Hetkel tegelen ma sellega. See on see teemantikand. Seda on nagu kõige lihtsam teha, sa ei pea mitte millegi peale mõtlema, ainult toksid oma numbreid või neid täppe siia. Ja ma tegin lapse pildi, tegin foto järgi tellisin Hiinast. Ma jälle nägin ühel tuttaval oli loodusfoto järgi tehtud ja siis ma mõtlesin, et kuidas see inimese pilt on ju täiesti reaalne, tuli ja lapsele hullult meeldis. Siis vahepeal, internetis näed ju igasuguseid põnevaid asju, siis tuleb järgi teha. Siin on näiteks selline kell panni peale tehtud. Lihtsalt värvisin panni ära ja tegin kellaks. Siis ma olen mingi aeg, ma tegin hästi palju seda paberist punumist, ajalehe paberist, vaata. Teda ajalehe paberist need torud ja siis punud korviks. See on mul juba mitu aastat vana. Siin oli mul talvel, ma kutusin sokke, ma leidsin ühe hästi huvitava mustri ja ma täiega nautisin seda. See nii kiiresti läks edasi. Ja mul on praegu hästi kirju, sellest ei ole aru saada, aga see on mingi, ma ei mäletagi, Soome lehest kuskilt leidsin. Pirukasokid olid, piirakasukkad olid just. Jõulusokid punased olid seal. Noored tulevad vanadesse majadesse ja siis kõik, mis seal on, visatakse minema ju. Ja siis, mul on ikkagi see kuulsus, et mulle tuuakse igasugused asju kottidega. Siis ükskord keegi tõi mulle 2 suurt kastideid villast lenga, kujutad ette. Täiesti maavillane. Ja siis ma siin ise värvisin natuke, ta jääb küll laiguline, aga mulle sobib. Siis siin on nendest ülejäänud asjadest, ma tegin siin koolilaadale pliiatseid. Ja lihtsalt pastaka nendele kleepisin, tõmbasingi 2-poolse teibi alla ja siis need täpid peale. Ja siis see oli mul jõulude ajal nagu täiega minu hullus. Need lusikad ja kahvlid ja, sest neid on ju nendes taaskasutuspoodides nii lahedaid saada. Siin on nüüd nagid tehtud, meil toas on igasugused ehted ripuvad siukuste nagide peal. Veel üks nagi, sõrmus ripub. See on isegi mingi hõbetatud lusikes ja siin on kellegi initsiaalid peal, kohe nii armas, leidis uue koha. Siis ma olen neid sõrmuseid väänanud siin nendest, sest need lusikad, mõned ju lihtsalt on nii ilusad mul siin. Kuidas sa neid siis teed? Mul on see... lasin mehel tellida Hiinast ühe abivahendi, kes seda aitab väänata, nad siin on isegi kassiga sõnus. See oli ka hõbetatud, see on hõbemärk peal. Need on võitmoidjad. Ma käisin seal Ahvenamaal sügisel seal nagu avatud talude päev, nagu selline,
noh, seal oli teine nimi, aga põhimõtteliselt sama ja siis nagu nendes taludes, kus meid viidi, olid siis nagu need käsitöömüüjad ka ja siis seal olid sellised ka, need elevandid olid tehtud kahvlist ja siis see maksis 65 €. Ei olnud ta hõbe ega midagi, aga noh, ma ei tea. Siis mul tuli mõte, siis ma natuke guugeldasin ja siis hakkasin ka järgi ahvima. Aga siin koolilaadal lapsed ostsid, noh muidugi ma panin 2,50 hinnaks, nii et no halloo, nagu meil ei osta keegi käsitööd. See aasta ei olnud mul jõulude ajal tööd ja siis ma enne seda nagu meisterdasingi siin. Vanasti ma käisin jõululaatadel igast asju müümas, noh neid korve ja värke. Siis see aasta käisin ka 2 laadal, no ma ei tea, ühel sain vist 1 asja müüa, teisel sain 2 asja müüa. Et ei, meil ei osta keegi käsitööd. No arusaadav, inimestel on, ma ei tea, toidurahagi vähe ju, vaata. Aga need lusikavarjad ja need on kõik nagu nii lahedad. Mul endal on ka igast see toavõtmel on üks hästi suur raske taga, et ikka taskust ära ei kaoks, vaata. Need on nii armsad ju ära nagu visata. Mulle täiega meeldivad. No selle võib laua külge ka panna, aga mul ei ole oma sellist tööruumi. Siis ma kasutan mehe asju. Ta küll ei luba mulle vahepeal kasutada, aga sest mina ju lõhkuvat asju. See lihtsalt väänab selle asja nagu noh, ümaraks. Siin ongi, vaata, siin on kaasas igasugused sellised, noh, et sa saad siit nagu mõõdu võtta ja siis selle järgi nagu välja arvutada, milline see auk sulle läheb. Proovime selle lusikaga, aga nüüd lööb kolinat hullult. See on kummi otsaga selline, ma löön selle siledaks. Siin on nagu see numbri järgi mingi suurus ja siis hakatakse seda lihtsalt niimoodi vajutama. Oota, vabandust, tagurpidi. See peaks ju välja jääma, vaata. No võib teha ka niimoodi, et sa nagu lõikad otsa ära. Ma olen mõned sõrmused teinud niimoodi, et ma olen otsa ära lõikanud, aga praegu ma proovin teha koos sellega, et see ots ka alles jääb. Millega sa lõikad otsa? Relakaga. Mehe käest laenan ja muudku lõikan ja mul on siin just oli need üks lõigatud, siis tuleb see ots veel ära lihvida. See jääb hästi teravaks, siis ma toon mehe käest selle. Noh, tal on õnneks igasugused asjad olemas. Lihtsalt niisugune jõumäng on siin. Ja siis pärast saab veel seda siis siledamaks lihvida. Hakkan natuke teiselt poolt. Muidugi, kui on nagu see hõbedaga see, siis need on hästi pehmed riistad, nendega on hea teha, siin on mingi muu metall sees. Ei ole nii pehme. Mis ma kahvlist tegin, siis ma nagu puurisingi siukse nagu augu ja siis kleepisin pärli sinna silmaks näiteks, kui ma seda tegin nagu elevanti. Aga muidu, noh, põhimõtteliselt saab ju selle kiirliimiga pannakse siia pärleid peale ja aga ma ei ole nii kaugele. Mis ma siis ikka teen? See oli hästi naljakas, ma olin siin lapsel, noh, on koolis need jõululaadad ja siis nagu seal laadal nagu, noh, pakkusin lastele, et pakku oma hind ja noh, et siis vali, millist tahad. Ja siis kõik poisid tulid neid sõrmuseid valima ja siis nad tulidki, panid selle sõrmuse selle koha peal niimoodi proovisid. Ma selle võtan. Ma ise mõtlesin, et mis see nagu tähendab, et tüdrukud panevad nii ja vaatavad ja nemad panid poolde sõrme niimoodi. Aga mul tüdruk pärast ütles, et äkki nad hakkavad kaklema nendega. Ma ei tea paistest midagi. Peabki seda nii kaua siin mudima, kui ta nii kokku läheb, et see suurus parajaks saab. Muidugi on teine variant, mida ma seal videotes nägin, et nagu siin koputatakse. Aga mulle see väga ei meeldinud. Midagi nirvedab siin. No üldjuhul on mingi 17-18 on mingid minu sõrme suurused. Et siis sa lihtsalt hakkad nagu siin seda koputama nii kaua, kui see sulle. See on nagu tugevam pool, see on nagu pehmem pool. Eks kõik käsitöö võtab omajagu aega, see ongi siuke nokitsemine ja siis kui sa seda müüma üritad hakata, siis sa saad materjali raha heal juhul tagasi, aga aega sa ei saa nagu sinna sisse panna. No. Ja siis neid nagisid ma olen põhimõtteliselt ka niimoodi teinud, et ma jälle teen selle lapikuks ja siis väänangi ma ei tea, näpitsaga need otsad lihtsalt selliseks, kuidas mulle meeldib ja siis nagu selle konksu osa jälle teen siin nagu otsa konksuks.
see aitab nagu seda ümarat ilusti teha. See on natuke halb kahvel praegu, liiga kõva. See oli, ma tahtsin seda öelda, et see on üks see vana see, no kus hoitakse raha sees, safe. Vot, safe oli see jah. Keegi tahtis jälle ära visata ja siis mees kuulis ja siis kutsus enda juurde, et ta ostab ära selle vana seifi. Ja see on nagu hästi paksust materjalist. Ma jõusta lahti see. Aga ta suitsetab kala põhiliselt on suitsetad. Viimati ta tegigi seda tuulehauge, vaata siis need rippusid niimoodi pikalt, sellepärast on nii suure selle tegigi. Grillahi. Aga see, kellele ta tegi, see ei kasutanud seda ja siis ta seisis väljas vihma käes ja siis ta roostatas ära lihtsalt. Aga see ahi on jälle see kest on see on Saksa, vaata see mingi õli või millegi tünn, mis sõja ajal kasutati Saksa Wehrmachti mingi asi. Ma tean. Tal on ka kõik asjad on kuskilt mujalt teise asja omad, no siin on mingid hobuse rauad ja need on mingid rattad ja siis on mingid niiduki, ma ei tea, mis terad ja